misericors, et miserator Dominus, longaminis et multum misericors, non in perpetuum irascetur, neque in aeternum comminabitur. Non secundum peccata nostra fecit nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuit Rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikat temaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Sionis. Issand vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jaakobi Jumal. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Meie kilp Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet. Issand Sebaot, õnnista inimene, kes sinu peale loodab. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga. Meie Issanda Jeesuse Kristuse püha evangeelium Johannese järgi. Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: Rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile,
Te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, Issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. See on Issanda sõna. Kiitos olgu sulle, Kristus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu teie kõikidega. Olge head, istuge, palun. Nädal tagasi paastoja 3. pühapäeval oli meie ees kutse hoida oma silmad alati Issandal. Teisisõnu loota kõiges viimselt tema peale, usaldada teda üle kõige ja seada tema tahe oma elus esikohale. Ja tänagi on tõesed targa koguja sõnad, kes ütleb, et ei ole midagi uut siin päikese all. Sest tänasedki piibli lugemised räägivad ju õieti sellest samast. Veidi küll teiste võrdluste ja sõnadega, aga sõnum ja meeldetuletus on seesama. Et Jumal üksi on see, kes viimselt ja õieti ainsana on suuteline rahuldama meie kõige olulisemaid ja sisimaid vajadusi. Jumal üksi on see, kellest viimselt sõltub kogu meie olemasolu ja õndsad oleme, kui sellest teadmisest ka järeldusi teeme. Kõrbemanna õpetas Iisraeli rahvast mitte üksnes sööma, vaid eelkõige usaldama. Ja nõnda õpetab ka Kristus meid täna siin paastoja keskpaigas mitte üksnes tema ende vastu võtma, vaid ennekõike temast elama päevast päeva. Püha Peetruski jätkas samas vaimus, öeldes nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Paastupidamine ei tähenda siis mitte lihtsalt vähem tarbimist, vaid eelkõige õigema nälja õppimist, olulisele keskendumist. Ja tänane Letaare pühapäev kiriku aastas tuletab meelde, et kristlik paast ei ole mitte mingi sünge enese piitsutamine, vaid rõõmus kasvamine osaduses Issandaga. Me ei loobu kaduvatest asjadest selleks, et jääda millestki ilma, vaid selleks, et saada täis Kristust. Ja nii lausub tänases evangeeliumis õnnistegija, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Võib-olla see on juba natuke arhailine piibli tõlge. Emakeele päeva ümber on ikka räägitud sellest, kuidas keel muutub ja millised uued väljendid on kõik tulnud. Ja võib-olla ka paljud ei pruugigi enam aru saada, et mida tähendab see ärge nõutage. Võib-olla uues piibli tõlkes sõnastatakse see kuidagi teistmoodi, seadke oma prioriteedid paika või midagi muud. Aga mõte on ju selles, mis on meie jaoks
oluline, mida me tahame, millest me unistame, mille poole me püüame. Jeesus kõneleb inimestele, kes on teda otsides asunud paatidesse ja võtnud ette vaevarikka teekonna teisele poole Galilea järve. Ja võiksime seda näha ju väga positiivse asjana. Mõtleks küll, inimesed näevad vaeva issanda leidmiseks. Nad otsivad Jeesust ja mitte lihtsalt 1-2 inimest, vaid suured rahvahulgad. Kas pole tore? Aga tundub, et siiski mitte ilmtingimata. Statistika ei pruugi olla parim vahend kellegi või millegi edukuse ja sisukuse mõõtmiseks vaimulikus elus. Suured vaatajanumbrid võivad, aga ei pruugi veel näidata sügavat sisu ja vastupidi ka, tõeline pühadus ei pruugi alati masse kokku tuua, ehkki mõnikord ka toob. Hea, kui inimesed tulevad õigetel põhjustel. Hea, kui vahel ka valel põhjusel tulles ometi avastavad enda jaoks selle hea osa, mis on tõeliselt oluline ja mida ei võeta neilt ära, nagu Marta ja Maarja loos issand ütleb. Kurb on, kui jäädakse ainult oma enda ootustesse kinni ja siis pettutakse, kui selgub, et pakutav ei taha klappida nende ootustega. Rahvahulk tänases evangeeliumi loos on äsja saanud kõhud täis sama imelisel viisil, nagu nende esiisad muiste kõrbeteekonnal. Ja nad olid rõõmsad, nad olid avastanud uue Moosese, nii nagu seda juba ka Vana Testamendi päevil oligi ju tõotatud ja nagu ka oodati. Ja nüüd olid nad otsustanud teha temast endale kuninga. Loomulikult, see on loogiline, mõistlik valik. Milline valitseja olekski parem kui see, kes suudab sööta kõhud täis ja pealegi räägib veel arukat juttu ka. Aga issand hoiatab neid, et nad otsivad teda ja järgnevad talle valedel põhjustel. Rahvas lootis vast, et kui nad Jeesuse üles leiavad, palub toonel kohe maha istuda ja pudipõlled ette panna ja järgneb jällegi korralik kõhutäis. Aga õnnistegija kutsub neid vaeva nägema millegi veelgi olulisema saavutamiseks. Püha Augustinus on selle loo kommentaariks tõdenud, tsiteerin: kui paljud otsivad Jeesust üksnes selleks, et saada mingit kaduvat kasu. Ühel on äri, mis on sattunud raskustesse ja ta palub vaimulikelt eestpalvet. Teist rõhub mõni võimumees ja ta põgeneb kirikusse abi otsima. Üks tahab üht ja teine teist. Kirik on täis niisuguseid inimesi. Harva otsitakse Jeesust tema enda pärast. Siingi ta ütleb, te otsite mind millegi muu pärast, aga otsige mind minu enese pärast. Ta asetab meie ette tõe, et tema ise on roog, mis püsib igaveseks eluks. Tsitaadi lõpp. Jah, selliseid inimesi on. Ja kui hea on rääkida niisuguses kolmandas isikus, et näed, milliseid inimesi kõiki on. Aga kui sagedasti võivad need sõnad käia ka meie eneste kohta. Jeesus aga ei ole meie maise projekti lisavarustus. Ta ei ole mingi tööriist, millega teha oma elu natuke talutavamaks. Ta ei ole taevane teenusepakkuja, kellelt tellida õnnistust, kaitset, tervist, edu või sisemist tasakaalu, kuigi tema käest on seda kõike võimalik paluda ja tal pole kahju seda kõike ka kinkida neile, kes seda päriselt vajavad. Aga põhiküsimus on, mida me üle kõige tahame. Kas tahame tema ande rohkem kui andjat? Ka inimeste vahelistes suhetes ei arva me ju väga hästi nendest, kes kellegi ümber lipitsevad kasu saamise ootuses. Väga rikkal inimesel selle tõttu on raske sõpru leida, sest kunagi ei tea, mille pärast nad temaga sõbrustada tahavad. Kas loodavad, et tema varandusest pudeneb neile midagi
või sõbrustavad temaga sellepärast, kes ta tegelikult on. Ja Jumal on kõige rikkam üldse. Nii et ka meie suhtes Jumalaga on küll, mida siin paastoja keskel ausalt enese käest küsida, mille pärast me Jumalaga sõbrustame, mida me temalt õieti tahame. Pühale Birgittale näitas Kristus kord nägemuses inimesi, kes maises elus uskusid Jumalasse, tunnistasid teda loojaks ja kõige hea andjaks, teadsid, et tema käes on kõik meelevald ning teenisid teda väliselt vägagi korralikult. Nad palvetasid, käisid Jumala teenistustel, andsid almuseid ja nii edasi. Ja naabrid pidasid neid igati vagadeks ja eeskujulikeks kristlasteks. Aga Kristus näitas Pühale Birgittale seda, mida naabrid ei näinud. Näitas nende südame varjatud motiive. Näitas, kuidas inimesed teenisid Jumalat mitte selleks, et vastata tema armastusele omapoolse armastusega, vaid selleks, et saada temalt asju. Nad tahtsid, et Jumal õnnistaks nende ettevõtmisi, annaks neile edu, tervist, jõukust, hea maine, inimeste lugupidamist, rahulikku vanaduspõlve ja nii edasi. Taevased asjad olid nende jaoks kõrvalised, peaaegu tähtsusetud. Kui nad oleksid võinud saada kõik maise, mida nad ihaldasid, ilma et oleks vaja olnud igavest elu, oleksid nad olnud rahul ka sellega. Ja Kristus näitas Birgittale, et nad saidki, mida tahtsid. Kirik on alati teadnud seda, mida Issand ka evangeeliumis õpetab, et Jumal on kõigile lõpmata hea ning neile, kellele ta ei saa tasuda teises ilmas, tasub ta nende heategude eest siinses elus. Nii oli ka nende hingede saatus, keda Kristus Pühale Birgittale näitas, kuna nad ei huvitunud igavesest, vaid üksnes kaduvatest asjadest, siis saidki nad oma tasu ajalikus ilmas kätte. Nad said oma lohutuse, oma edu, oma au, oma kindlustunde, oma vagade inimeste hea kuulsuse. Nad said oma palga kätte siin viimse veeringuni. Nagu Issand evangeeliumis ütleb nende kohta, kes teevad häid tegusid inimeste nähes, neil on oma palk käes. Mitte sellepärast, et Jumal oleks mingi külm raamatupidaja, vaid sellepärast, et inimene oma südamega võib valida nii, et ta ei tahagi Jumalat ennast, vaid ainult tema ande. Ja siis laseb armuline Jumal, kes teadupärast on maailma esimene inimõiguste eest seisja, hingel saada seda, mida ta on soovinud. Ent kas pole see hirmutav perspektiiv? Saada mitte seda, mida me vajame, vaid üksnes seda, mida tahame. Küllap tasub meil täna siin paastoja keskpaigas väga siiralt paluda püha vaimu abi, et võiksime hästi mõista oma enda motiive ja igatsusi. Tasub paluda Jumala abi, et võiksime end sõna otseses mõttes paremini tunda ning et võiksime päris siiralt ja südamest lausuda Jumalale, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka minu elus. Kuidas siis ikkagi ära tunda, et inimese süda on hakanud otsima mitte taevast, vaid üksnes selle maailma palka? Küllap märke on erinevaid. Mõnikord on märgiks see, et taevas ei tõmba, aga maa maitseb väga hästi. Inimene ei pruugi endalegi tunnistada, et ta ei hooli igavesest elust, aga kui ta enda ees aus on, siis leiab, et mõtleb palju rohkem mugavusele kui pühadusele, palju rohkem oma ihutervisele kui hingeõnnistusele, palju rohkem oma maisele edenemisele kui Jumala tundmisele. Taevas jääb mingiks ähmaseks kõrvalmõtteks, aga maa tundub armas ja soe, konkreetne ja magus. Kui peab valima meeleparanduse ja mugavuse vahel, valib ta mugavuse. Teine märk on see, et inimene hakkab väga janunema austuse ja heakskiidu järele. Talle meeldib, et teda peetakse korralikuks, usklikuks, tasakaalukaks, tubliks inimeseks. See võib olla peaaegu joovastav.
mõni patt on jäme ja haiseb kaugelt, aga vagaduse ümber kogunev au on nagu üks peen lõks. See lõhnab viiruki järele ja inimene ei pruugi enam märgatagi, et ta ei taha mitte niivõrd olla püha, kuivõrd paista pühana ka iseendale. Kolmas märk on see, et inimene teenib Jumalat peamiselt nähtava tasu ootuses. Ta palvetab ja vaatab siis, kas asjad lähevad nüüd paremini. Ta annetab ja loodab salamisi, et küllap Jumal nüüd selle eest tema ettevõtmisi õnnistab. Ta peab paastu ja ootab, et nüüd peaks tulema mingi hingeline või maine kasu selle eest. Ja kui ta seda ei näe, siis tekib pahameel. Mis mõte sellel siis on? Niisugusel hetkel ilmneb, et süda ei olnudki päriselt Jumala juures, vaid oma kasu ootel. Neljas ja ülimalt ohtlik märk on see, kui inimene õpib oma pattu vabandama. Mitte enam kahetsema, vaid seletama ja õigustama. Arukas inimene leiab alati põhjuse võtta oma kõrkust vähem tõsiselt, oma himusid vähem tõsiselt, oma laiskust vähem tõsiselt, oma hoolimatust vähem tõsiselt. Ikka leidub ilusaid ümberütlemisi. Ma ei olnud uhke, ma tean oma väärtust. Ma ei olnud ahne, vaid olin praktiline. Ma ei olnud kõva südamega, ma käitusin mõistlikult. Ma ei ole usuliselt leige, ma olen lihtsalt teistsuguse vaimsusega. Nii võib inimene ülitada oma südametunnistuse rooste läikima ja nimetada seda küpsuseks. Kuid Jumala ees ei püsi ükski niisugune iluravi kuigi kaua. Tema ei vaata, kui kaua sa põlvitasid või mitu korda su huuled õigeid sõnu kordasid, vaid seda, kas su süda on talle avatud. Kas sa armastad või vähemalt soovid armastada teda? Kas sa oled valmis laskma temal ennast muuta, sind suunata sellele teele, kus meie õnnistegija on käinud ja kuhu ta meile jäljed on jätnud? Kas sa tuled tema juurde kui kerjus leiva järele või kui klient kuninga positsioonilt teenust saama? Kõik see eelnev pole mõistagi öeldud selleks, et ükski aus kristlane nüüd ahastusse langeks ja mõtleks, järelikult on kõik mu palved olnud valed, vagadus tühine ja lootus kadunud. Ei ühti. Kuradile muidugi meeldiks, kui jutlus lõpeks meeleheitega, aga Kristus ei räägi nõnda. Tema paljastab selleks, et tervendada. Tema haavab, et parandada. Tema teeb südame rahutuks, et inimene lakkaks otsimast valet leiba ja tuleks tõelise leiva juurde. Tuleks sinna, kus ta tõeliselt leiab kosutust. Sest tänase evangeeliumi kese ei ole süüdistus. See ei ole ainult te otsite mind valel põhjusel, vaid mina olen eluleib. See tähendab, me ei pea jääma kinni maise ja madala külge, vaid võime tulla Kristuse juurde ja öelda talle, Issand, ma näen, et minus on palju seda Kapernauma rahva hulga meelt. Ma tahan sageli sinu ande rohkem kui sind ennast. Ma tahan kergesti maist lohutust rohkem kui taevast rõõmu. Ma tahan vahel head mainet rohkem kui puhast südant. Aga sina, Issand, ole mulle armuline ja kingi mulle head tahet. Õpeta mind armastama sind rohkem kui midagi või kedagi muud. Kingi mulle iseennast. Sest Jumal on hea ja talle meeldib vastata seda laadi palvetele. Ta annab hea meelega püha vaimu kõigile, kes teda nõnda paluvad. Ja siis võimegi avastada end järsku taipamas seda, mitte üksnes intellektuaalselt, vaid kogu oma olemusega, et Jumal ei ole olemas mitte meie ajaliku elu hõlbustamiseks, vaid et meie eksisteerime üksnes selle pärast, et Jumal meid igat ühte lõpmata palju armastab. Siis võime ehk taibata sedagi, et kui Jumal piiblis ilmutab end isana, ei tule seda meil kujutada mitte meie kaasaegse isa kujuna, kes sageli on lihtsalt üks kõndiv rahakott, kelle ülim ülesanne on lastele meeldida. Kõige olulisem, kõige ilusam, kõige kasulikum ja kõige toitvam, kõige hävimatum ja kõige õnne toovam asi, mida me eales saaksime teha või omandada,
on püüda tundma ja armastama õppida Jumalat tema enese pärast. Mitte sellepärast, milliseid meie soove ta võiks aidata rahuldada, vaid sellepärast, et tema on lõpmata ilus ja hea, et tema ise on suure algustähega armastus ja elu. Jumal on tõesti hea. Ta ei jäta häbisse kedagi, kes siiralt tema poole pöördub ja tema peale loodab. Tema loomuses on armastada, ennast anda ja kinkida ja jagada. Pole siis ime, et õnnistegija siia ilma sündis Betlemmas, linnas, mille nimi heebrea keeles sõna-sõnalt tähendab leivamaja. On kohane, et seal sündis meile tema, kes ise on tõeliseks roaks ja eluks meie ihule ja hingele igavesti. Tema toidab meid iseendaga, ka täna siinsamas meie kodukiriku altarilt. Palugem siis Kapernauma rahva kombel issandat, anna meile seda leiba alati. Teisisõnu, kingi meile iseennast, nagu sa seda ju teedki. Ja anna meile taipamist, et märkaksime ja julgeksime ja armastaksime sind vastu võtta, kui sa ennast meile kingid. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, meie eluleib igavesest ajast igavesti.
armastades, Jumal on armastus, ära pelga sa. Jumal on armastus, elada julge sa armastades, ära pelga sa. Jumal on armastus, elada julge sa armastades, Jumal on armastus, ära pelga sa. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga. Võtke leib, jagage, jooge ja te ei tunne jaalu. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga. Võtke leib, jagage, jooge ja te ei tunne jaalu. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga. Võtke leib, jagage, jooge ja te ei tunne jaalu. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga. Võtke leib, jagage, jooge ja te ei tunne jaalu. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga. Võtke leib, jagage, jooge ja te ei tunne jaalu. Võtke leib, jagage, sööge ja te ei tunne nälga.
sööge